Tõusukas käivad siis neljandad katset ja Kaspar Arusalu sai nüüd ei saanudki tulemust kirja jälle 6.69 ja pikka ja nüüd tuleb siis neljandat korda hüppama Hans Christian Ausenberg, ainukene mees, kes täna üle 7 meetrist tulemast omab 7.41 teisest voorust. Kui Birgit Pihelgas on jooksjate lügid eesotsas teisel kohe jooksmas lätlanail enam ja saa. Eesti kõrgestiku liit ja paljud organisatsioonid veel asutasid siis selle staadionijooksusarja selleks aastaks ja napid, aga jälle pisut siis varmas indikaator liistul ja kohtunikel on nüüd suhteliselt lihtne võistlusmääruste järgi. Kui on jälg näha sellel plastilliistul, siis tuleb tõsta punane lipp, kui jälg ei ole, mis ilmselt tundub, et võistleja varvas on pisut üle joone. Tõuselt valge lipp, aga praegu oli jälg olemas ja seetõttu siis lipp oli ka punane. Aga staadioni jooksusari on siis enne kutsutud just nimelt staadionil toimuvate keskmaa jooksudistantside ja pikama jooksudistantside elavdamiseks ja arendamiseks ja täna siis Gustav Sule mälestusvõistluste kavas selle sarja 1500 meetri jooksul nii daamidele kui härrasele. Esikolmiks siis selle taga on veel lisaks Birgit Pihelgale Ene Saare 76 Priit Rammul ja 80 Katriina Stepanova. Ja ollaan tuleb nüüd eelmimast korda vistama see ilmus keerulise nimega poolakas Ciprian Brškolot, kes eelmises voorus sai küll juba nii tulemusega 78-80, see on siis praegu Magnus Kirdi järel selgelt paremuselt teine tulemus ja vaat, et tuleb nüüd juurdegi veel pisut eelviimase katsega. Ja siis Tanel Laanme kord. Tanel Laanme on praegu neljandal positsioonil 67-34-ga. Ja viimane ring algab ja kõige ees on siis nüüd Jelena Mježava, tema kannul Priit Rammul pisut on maa jäänud pikalt juhtinud Birgit Pihelgas ja temast veel omakorda natukse maas Katriina Stepanova. Tanel Laanme 73-34 oli, aga punane lipp on seda katset ei mõõdeta, kas siis oli ülestumine või vastus Tanel meelega üle. Üks katse jääb veel. Ja nüüd siis tuleb mees, kes on praegu kolmandal positsioonil meie odavistevõistlustel valgevenelane Pavel Bialeška. Ja Hans Christian Ausenbergi eelviimane katse kaugushüppes. Ja hoopistükkis Karl Kivil oli see mees, kelle viimast katset nägime, aga 1500 meetri jooksu võidab siis lätlane Jelena Mježava, teisena lõpetab Priit Rammul, kolmandana Katriina Stepanova, neljandana Birgit Pihelgas. Nauguhüppes kiirustasime siis ajast ette, nüüd on veel Kaspar Arusalu hüppe ja siis Hans Christian Ausenbergi eelviimane katse. Kui odaviskes on järjest järjepanumid ebaõnnestunud nii Tanel Laanme kui ka Pavel Bialeška ja viimane 6. tuur alustab Ergo Tamm, senine parim on tal siis 64 meetrit täpselt ja praegu koht 7.